jah. Ma panen nüüd salvestama ka, et siis seda grammatikat pärast mul kontrollib ka õpetaja, kuidas me sinuga õpime. Umbisikuline tegumood, oled sa sellest midagi kuulnud? Jah. Mida sa oled sellest kuulnud juba? Kuulsin, et me peame kasutada seda, kui когда... No jah, ütle vene keeles siis, kui praegust eesti keeles ei... это получается безличная форма глагола, и мы должны ее использовать, когда обращение идет, не прямо вот конкретному человеку или конкретное лицо, а вот как, не знаю, брошенный глагол. No just nimelt, jah, umbisikuline, et me ei tea, kes mida sellest teeb, aga vaatame nüüd koos, et mida see võib tähendada. Nii et sul oli täitsa õige, et umbisikuline tegumood on siis, kui me ei tea, kes teeb. Ja seda me moodustame tutvormist. Kas me oleme sinuga tutvormist rääkinud, et mitu vormi on tegusõnal? On ma infinitiiv, on da infinitiiv, on olevik ja kui sa mäletad, ma olen rääkinud, et on olemas veel tutvorm. Yeah. Aga kus me selle tutvormi leiame? Sõnastikus, jah. Et tegelikult jah, et ongi nii, et kui sa tahad umbisikust tegumoodi öelda õigesti, siis teed sõnaraamatu lahti ja seal on igal tegusõnal 4 vormi. Üks on ma infinitiiv, teine on da infinitiiv, kolmas on siis ainsuse olevik, näiteks mina, ja 4. vorm on siis tutvorm. Et kui nüüd õigesti teha. Näiteks kus me kasutame seda umbisikulist tegumoodi, et palun loe ja tõlgi. Pargis jalutatakse lastega, koeraga, sõpradega. Pargis ei lärmata, ei korjata marju. No kuidas sa vene keeles seda ütled? В парке гулять с детьми, с собакой или с друзьями. В парке нельзя не собирать lärmata, ягоды. это шуметь. Не шуметь, не собирать ягоды. Aga vaata, kui sul on näiteks vene keeles selline lause, kui sa ei tea, kes mida teeb, siis kuidas sa vene keeles seda ütled? Когда ты не знаешь, кто что-то делает, то kuidas sa ikkagi tõlgid? Скула mind, sa ütlesid в парке гулять с детьми, с собакой, с друзьями. В парке не шуметь, не собирать ягоды. Kui sa ütled õigesti ka vene keeles, как в русском языке это безличная форма звучит? Mõtle. Äkki sul tuleb kohe meelde? No ma aitan, teeme nii. В парке гуляют. Гуляют. Aga kes jalutavad? Jaa, me ei tea. В парке гуляют с детьми, с собаками и с друзьями. В парке не шумят и не собирают ягоды. Just nimelt, et kui sa tahad midagi öelda, kus ei ole vaja teada, kes seda teeb, siis see ongi umbisikuline tegumood. Noh, veel üks näidis. Koolis. Koolis õpitakse, kirjutatakse, saadakse hindeid. Koolis ei mängida ja ei magata. No nüüd tõlgi nüüd veel kord. В школе учатся, пишут, получают оценки. Õige. В школе не играют и не спят. Ja kui sa nüüd vaatad neid lauseid, siis millised on siin lõpud?
tegusõnadel? See ja ta. Ja vaata, siin meil on olevik ja olevikus umbisikulise tegumoe tunnus on kas siis see või siis ei ja ta. Aga see on olevik, это в настоящем времени. Pärast ma saadan sulle näiteid. Siin on väike selgitus. Anna, vaata arvutisse või sa vaatad telefoni? Ei. Vaatad arvutisse, et umbisikuline tegumood näitab, et on keegi inimene, mingi umbisik, какое-то непонятное лицо, kes jääb lauses väljendamata. То есть lauses puudub alus. То есть у нас в предложении отсутствует kes. Mis asi on alus? Kas sa mäletad? Начало. Algus, это начало. Подлежащее сказуемое. Kas sa mäletad? Alus ja öeldis. Et kui sul on lause, kus puudub alus, aga on ainult öeldis. Предложение отсутствует подлежащее и есть только сказуемое. See ongi неопределенная личная форма. Et me ei tea, kes seda tegi. Ja näiteks, kui sa näed lauses tegusõna, mis lõpeb takse, dakse, akse. See tähendab, et see on olevik. Ja ma võtan selle. Ja kui on eitus, siis ja eitus lõpeb siis ei, ta, da või aga. Esialgu lihtsalt jätta meelde, hakkad tekstidest mulle otsima. Nii, ja kui on meil minevik, see on olevik. Это в настоящем времени в глаголах. Kui on meil minevik, siis tegusõna lõpeb kas siis di või tiga. No ja kui on eitus, siis on tud ja dudvorm. Lähme edasi. Näiteks, сейчас это просто примеры, kuidas võib juhtuda. Õppima, õppida, õpin. Kui on olevikus, siis õpitakse või ei õpita. Ehk siis vene keeles see kõlab õpitakse, это учат. No v škooli učat. Aga me ei tea, kes õpetab. Või ei õpita. V škooli не учат. Ja kui sa tahad öelda, et sina käisid mingis koolis kunagi ja seal selles Narva-Jõesuu koolis näiteks õpiti reegleid ühtemoodi, aga kui nüüd sa tuled Tallinnas, siis sa hakkad õppima hoopis teistmoodi. Nii et kui rääkida minevikus, siis õpiti, ei õpitud. Õpiti učili, ei õpitud, не учили. Küsi, kui tekivad küsimused. Praegust on selge. Oled minuga kaasas? Ты со мной в мыслями? Oled minuga kaasas? Нет, да, я просто думаю. Et me esialgu vaatame kõik teemad natukene üle ja siis me võtame nagu põhjalikumalt. Nii et oleviku vormid on siis takse ja mineviku vormid on ti või di. Näiteks laulma, laulda, laulan ja siis on olevikus lauldakse, поют, ei laulda, не поют. Ja kui sa tahad minevikus öelda, siis lauldi, peeli, ei lauldud, не пели. Või näiteks tegema, teha, teen, siis on olevikus tehakse, делают, ei tehta, не делают. Minevikus tehti, делали ja eitavas vormis ei tehtud. Need on tegelikult lihtsalt näidised, et kui sa teed mõne teksti lahti, kas või lugemikus, siis igas tekstis sa leiad ka umbisikuline tegumood. Et ma tegelikult annan sulle ka selle harjutuse, et vaata kas või mõned tekstid veel kord üle ja leia sealt umbisikuline tegumood.
et kus kohas me kasutame. Et see on tegelikult lihtne mõista, et kui on kse vorm, siis see ongi umbisikuline tegumood aga veidi keerulisem on selle moodustamine, et kui sa võtad sõnaraamatu lahti, siis sa leiad selle 4. vormi ja siis on tegelikult lihtne. Normaalsetel tegusõnadel on kõik väga lihtne. Näiteks selline tegusõna kirjutama, kirjutada, kirjutan. Ehk siis 4. vorm on kirjutatud. Ja me võtame koorin, tüve ja lisame kirjutatakse. See on olevikus ja oleviku eitav vorm on ei kirjutata. Я специально взяла этот сложный глагол, потому что здесь нужно понимать, что здесь именно корень кирюта. Кирюта, и добавляется та и ксе. А в отрицательной форме добавляется эй и плюс та. А в прошедшем времени, минавикус, добавляется к корню ти, а в отрицательной форме ей кирju tattud. Anna, palun loe ja tõlgi vene keelde, kuidas sa saad sellest tegusõnast aru. Kirjutama. Ну, ja, kirjutama. Kirjutan. Но если у нас правильный глагол, да, то нормальный. Мы берем корень слова, в нашем случае кирюта, да. Добавляем та, да. И плюс ксе. Ксе, да? И как ты по-русски переведешь кирюта-таксе? Пишите. Скажи, в школе пишут? В школе пишут. А eesti keeles kuidas see on? Пишут. Koolis? Koolis kirjutatakse. Koolis kirjutatakse. Ja kuidas see vene keeles on? В школе пишут. А как ты скажешь, в кино не пишут? Кинос ei? Kinos ei kirjutatud. Kirjutata. Jah, ütle veel kord. В кино не пишут. Koolis ei kirjutata. Just nimelt. Nüüd mõistad. Koolis kirjutatakse, aga kinos ei kirjutata. Ütle veel kord ise ka. Koolis kirjutatakse, aga kinos ei kirjutata. Aga kas me teame, kes kirjutab? Ei tea. Vot see ongi umbisikuline tegumood. Aga kõik teavad, et nagu seal vist seda keegi ei tee. А скажи, например, в школе писали, а в кино не писали. No see on väga primitiivne, aga lihtsalt siis sa saad aru. Ну, в прошлом году в школе мы писали, а... Koolis kirjutati, aga kinos ei kirjutatud. Ei kirjutatud, jah, just nimelt. Nii, ütle veel kord ja siis ütle ka vene keeles, kuidas see kõlab. Koolis kirjutati, aga kinos ei kirjutatud. Škooli pisali, a kino nie pisali. Just nimelt, väga tubli, hakkad mõistma, lähme edasi. Nii et tavaliselt normaalselt tegusõnadega on väga lihtne, võtad 4. vorm ja kuna siin on здесь корни везде одинаковые, то здесь очень просто все. Nii, nüüd, võtame näiteks rohelised tegusõnad. Vaata, rohelised tegusõnad, meie lemmiktegusõna on lugema, lugeda, loen, siis tuutvorm on tavaliselt võetakse, берется от того корня, который отличается от других. Помнишь, когда мы говорили про зеленые rohelised tegusõnad, там было именно иногда да, инфинитив, иногда olevik меняется, то, как правило, вот эта форма, которая тут форма, она образуется от корня, который отличается от двух других.
No ja как пример, kui on loetud, siis on loetakse, ei loeta, loeti, ei loetud. No võtame näiteks ka, в школе читают, в кино не читают. Noh, proovi öelda ja tõlkida. Koolis loetatakse, aga kinos ei loeta. Ja Aga ütle veel kord, sa ütlesid loetatakse, sa panid 2 korda ta. Siin on ainult üks Oi. ta. vabandust. Ja. Koolis loetakse, aga kinos ei loeta. Tubli, ütle vene keeles. В школе читают, а в кино не читают. Ja nüüd ütle ka minevikus, kuidas see on. Koolis loeti, Ja. aga kinos ei loetud. Ja ütle tõlgi ka vene keelde. Koolis loeti. В школе читали, а в кино не читали. Väga hea. No hakkad mõistma. Vaatame nüüd edasi. Siis näiteks on meil kollased tegusõnad, et miks oli ka seda hea teada, et kollased tegusõnad, no selline tegusõna nagu andma, anda, annan, antud. Да? И четвертая форма это antud. Да? И antakse, ei anta, anti, ei antud. Proovime näidise mõelda. В ресторане, сейчас могу. Например, в кафе дают кофе, kus kohas kohvi ei anta näiteks? Kohvikus antakse süüa, aga ma ei tea, teatris ei anta süüa. Mõtle, kus kohas ei anta? Kus kohas me saame, mõtle välja lause. Попробуй придумать сама предложение. Где что-то дают, а где-то что-то не дают. Mis kohas see võib olla? Peatuses. No peatuses, bussipeatuses, jah. No, miks mitte? Kohvikus antakse. Kohvikus antakse süüa, aga bussipeatuses ei anta. Ei anta, jah. Loe veel kord ja siis ütle ka vene keeles. Kohvikus antakse süüa. Ja. Aga bussipeatuses ei anta. Ja kuidas see vene keeles kõlab? В кафе дают еду, а на остановке автобусы не дают. Не dают, jah, väga hea. Kes annab, me ei tea, aga noh, üldiselt see on. Ja kuidas on minevikus? Kohvikuses anti süüa. Kohvikus anti süüa, aga bussipeatuses ei antud. Ja kuidas see vene keeles on? В кафе дали покушать. Давали покушать, а на автобусной остановке не давали покушать. Just nimelt, väga hea, et hakkad juba mõistma. Need, mis puudutab, on kollased tegusõnad. Võtame nüüd sinised tegusõnad. Sõitma, sõita, sõidan, mäletad? Ja siin ongi see vorm, võetakse sõidetud, tekib. Üldiselt kõikidel sinistel tegusõnadel välja arvatud 4 või 5 tegusõna, nendest ma räägin sulle hiljem. То есть есть слова исключения, но образуется, вот появляется вот в этой четвертой форме еще буква «э». Mitte sõidan, aga sõidetud. И, соответственно, получается sõidetakse. Ой, извини, siin on, vabandust, mul on see ei läks siia. Ei sõideta. То есть не ездят, не ездят. No näiteks летом ездят на велосипедах, а зимой не ездят. Kuidas sa eesti keeles ütled?
Suvel Suvel sõidetakse sõidetakse jalgrattaga jalgrattaga, ja aga aga talvel ei sõideta jalgrattaga. ja suvel sõidetakse jalgrattaga, aga talvel ei sõideta. Kuidas sa vene keeles seda ütled? Летом катаются на велосипедах, а зимой не катаются на Väga hea. велосипедах. Aga как сказать, в прошлом году, näiteks eelmisel aastal suvel sõideti jalgrattaga palju, aga sellel aastal talvel ei sõidetud. Ну, я тебе так перевела, но прови öelda ka. В прошлом году ездили на велосипедах много, а зимой не катались. Eelmisel. Ой, а ты же Eelmisel. сначала сегодня катаемся. Ну ладно. Eelmisel aastal ei sõidetud jalgrattaga, aga sel aastal sõideti jalgrattaga. Jah, tegelikult sul on täitsa õige, niiviisi võib öelda. Aga kuidas sa tõlgid seda? Как ты переведешь? В прошлом году катались на велосипедах, а в этом году не катались. Väga hea. Ой, наоборот. Õige. В прошлом году не катались, а в этом году катались. Väga hea, aga vähemalt põhimõttest sa hakkad juba aru saama. Nii, aga vaata, sinistel on veel natukene teistmoodi sinised tegusõnad võtma, jätma, katma, matma. Neist ma räägin sulle järgmine kord. Ja nüüd vaata meie lemmik punased tegusõnad. Siis nende puhul jätta meelde, et see vorm moodustatakse. Näed, vaata, moodustatakse. Näed, siin on juba umbisikuline tegumood. Da инфинитивist. То есть в красных типах глаголов, которые у нас исключения, можно запомнить, что вот эта ксеформа образуется от корня до инфинитива. No näiteks minema, minna, lähen, mindud. Ja siis on minnakse, ei minda. Ja minevikus on mindi ja, oi vabandust, mindud siin, ma kohe parandan ära. Siin on mul trükiviga, ei mindud. Näed, mina ka siin trükkisin. Ei mindud. Kuidas sa said minust aru praegust? Как ты меня сейчас поняла? Ütle mulle vene keeles. Но когда у нас красные, вот эти пунные sõnad, siis мы берем на настоящее время вторую форму глагола, если это плюс, точнее, не в отрицании, то и добавляем к нему ксен. Если это отрицание, то мы берем только вот ei minda, ja? Корень и добавляем да. И в прошедшем времени это признак как ди идут. Ei mindi, ei mindud. Yeah. Vaata, ma vaatan, et meil aeg hakkab hetkel otsa saama. Siis veel on mõned nagu käima, käia, käin, käiakse, käidud. Siis praegust tänaseks aitab grammatikast. Ma saadan sulle mõned harjutused ja harjutused on mul sellised, vaata. Harjuta umbisikulist tegumoodi, et siin sa võid eksida, sa võid lihtsalt natukene mõelda, milline lõpp võib siin olla. Ma saadan sulle slaidid ja siis saadan lingi sellisele leheküljele, kus sa saad arvutis harjutada. Vaata näiteks ütlema, kas siin on takse, takse või aksevorm. Lihtsalt mõtle, millised need vormid võivad olla. Et siin annab variante, et kas mõtle, mis tüüpi see sõna on. Kas ta on sinine, punane või roheline ja milline temal võib olla lõpp. Sa võid otsida sõnaraamatus tutvormi. Ja vaata, kui sa näiteks paned minema, kas on mindakse, mindakse või minnakse.
Как ты думаешь, какой из этих третьих форм сюда подойдет? Mindakse, mindakse või minnakse? Minnakse. Õige, siis on akse. Ja vaata, kui sa valid akse, siis see tegusõna tuleb kohe siia. Ja pärast sa võid harjutada suvel tegema tehakse vähe tööd. Sa võid arvutis harjutada ja teed ekraanipildi. Sa vihikusse ära kirjuta, aga tee ekraanipildi, et sul oleksid need, näiteks sul on trükitud, сделаешь снимок экрана мне или фотографию, да? Ja siis me järgmine kord koos sinuga vaatame. Sest kindlasti sa teed vigu, aga siis me koos parandame. No Anna, ma usun, et nüüd on kõik, sest on 2 minutit juba üle 2:30 ja millal me sinuga kohtume? Kohtume järgmisel esmaspäeval. Aga kolmapäeval? Oota, kolmapäeval. Täna on meil kolmapäev. Täna meil on teisipäev. Täna on meil teisipäev ja me pidime sinuga homme kohtuma. Jah. Õigus. Ja homme kell 12 jätkame. Sobib? Teeme nii, vabandust, ma juba unustasin. Nii et minul on kell 12 ja sinul on kell 11 ja see sulle sobib? Jah. Väga hea. Siis head trenni sulle, kallista oma hobust ja toredat ratsutamist sulle. Head päeva. Head päeva.